Tere! Sellest ajast, kui Peugeot oma sportauto RCZ esmakordselt turule tõi, on möödas juba mõni aasta ning nüüd on aeg mudeliuuenduse käes. Aga alustame väljanägemisest. Uue kujuga tuled, LED-sektsioonid, muudeti kapoti geomeetriat, esivõret ja põrkerauda ning meie ees ongi täiesti värske ilmega auto. Huvitaval kombel saavutati nii vähesega nii palju. Paraku puudutab see vaid ninaosa, aga ehk ongi hea. RCZ jääb oma olemuselt ikkagi RCZ-iks autoks, mis paneb järele vaatama. Mootorid on kaks, 1,6-liitrine bensiinimootor ja 2-liitrine diisel. Esimene annab olenevalt seadest välja 156 või 200 hobujõudu ja teine 163 hobujõudu. Meie käsutuses on täna 1,6-liitrine vabalt hingav versioon ehk siis 156 hobujõudu. Siia varustusse kuulub automaatkäigukast, mida ma tegelikult ei soovitaks valida, sest manuaaliga on auto kindlasti oluliselt erksam ja sportlikum. Automaat on ju mugavuse tagamiseks, aga see auto ei ole mugav auto, ausalt. Salongi disainis me tunneme ära mudeli 308, kuid siia on pandud siuksed hästi kõvad, korraliku külgtuge pakkuvad sportistmed ja seetõttu tajute te kõiki tees olevaid lohke ja muhke ja tihtilugu on siukene tunne, nagu veetaks teid paljaid kannikaid pidi mööda asfalti. Iga lohk, iga ebatasasus on äratuntav. Aga siledal teel on küll päris mõnus sõita. Auto kuulab väga hästi rooli, keerab sinna, kuhu rooli keerad. Tänu madalale raskuskeskmele külgkalded kiiretes kurvides puuduvad sootuks, aga muidugi vedrustus on erakordselt jäik. Ja nii ongi, et oleks siin veel lisahobujõude, siis oleks tegu vaata et pea ideaalse sportautoga. Sõita on muidu üsna vaikne, vaid järskudel kiirendustel hoiab automaatkast pöörded hästi kõrgel ja siis on muidugi mootorimüra kuulda. Aga kui niimoodi mõistlikult kiirendada, siis ei ole küll mitte midagi ette heita. Aga üldiselt ma arvan, et selle raha eest on siin sportlikust küll ja küll. Lähtuvalt keretüübist on siin ka teatavaid puudusi. Põhiline on see, et tagumises istmereas on võimatu pikemalt sõita. Lühema jupi saab hakkama küll, kuid väga kaua seal istuda ei kannata. Tõsi, need väga vinged lohud katuses jätavad justkui tagaistujatele pearuumi piisavalt, aga jalaruumi ei ole. Ja kohe mitte üldse ei ole. Seda enam, et esimesi istmeid ei saa väga palju ette ka nihutada selleks, et taha üldse kedagi mahuks. Et sisuliselt on tegu ikkagi puhtalt kahekohalise autoga. Lühikse maa tõepoolest elab üle, aga pikalt siin taga küll keegi sõita ei taha. Samas pakub RCZ täiesti arvestatavat pagasiruumi. Tänu pikale tagumikule mahub sinna ka kõige minimaalsemal juhul 384 liitrit ja seda saab suurendada kuni 760 liitrini. Ehk seda mahtu auto mõõtmeid arvestades on küll täiesti piisavalt. Vaatame üle siis ka mõõdud. Tehniliste andmete tabelis on pikkuseks öeldud 4287, laiuseks 1845, kõrguseks 1362 ja telgede vaheks 2612 millimeetrit. Meie kasutada olev modifikatsioon kiirendab 100-8,4, aga kõige kiirem 7,5 sekundi jooksul. Rõõm on nentida, et RCZ-i puhul on peaaegu kõik, mis võimalik juba baasvarustuses. Põhimõtteliselt on võimalik juurde tellida vaid tehase alarm, esimesed parkimisandurid ja pakett, milles sisalduvad ksenoon-tuled, kurvituled, rehvirõhuandur ja muud sellist pudipadi. Mainigem siis ära veel hinnad. Kõige odavama Peugeot RCZ-i saab kätte 26 900 euro eest ja hinnad lõpevad 29 700 euro juures. Aga pärast nii jäika vedrusest ma tunnen küll, et meie järgmise nädala testiauto võiks olla pehmem ja mugavam, aga seda me näeme siis juba nädala pärast. Seniks nägemist.